Tere! Mina olen Tarmo Rosenfeld PCS koolitusest. Tegelen igapäevaselt täiskasvanute täiendkoolituste läbiviimisega IT vallas, nii küberturvalisuse, kontoritarkvara, ajahalduse kui ka projekti juhtimise koolitamisega. Ma tutvustan teile tegevusi, kuidas parandada oma ettevõtte küberturvalisust. Soovitatavad tegevused tulenevad RIA küberturvalisuse lühijuhendist, mis on kättesaadav ka RIA kodulehel. Mainitud lühijuhend on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, ehk siis neile, kes soovivad lihtsaid ja konkreetseid nõuandeid selleks, kuidas oma ettevõtet küberruumis peituvate ohtude eest kaitsta. Selles videos tutvustan lühijuhendi ettepanekut, miks on tähelepanelikult vaja jälgida e-kirjavahetust ja veebilehtede külastamist. Väga lihtsalt on võimalik langeda õngitsemise, andmelekke või mõne muu ründe ohvriks. Süsteem on täpselt nii turvaline, kui on selle kõige nõrgem lüli. Ja tihti on nõrgimaks lüliks just kasutajad. Seetõttu üritavad küberkurjategijad süsteemile ligi pääseda peamiselt kasutajate kaudu, saates neile kirju, mis võivad sisaldada viiruseid või olla õngitsuskirjad, millega proovitakse kätte saada paroole, pangaandmeid või raha. Samuti leidub veebilehti, mis sisaldavad viiruseid või mille kaudu üritatakse kasutajatelt välja petta andmeid ja raha. Enam levinud rünnakud on petukirjad ja veebilehed, mis üritavad kasutajat panna sisestama oma andmeid. Ja mõningad näited elust enesest, kui on tulnud kiri ja selle kirja adressaat, mida on näha ülal, ei lange tegelikult kokku reaalse aadressiga, see on üks viide selle kohta, et sellisele kirjale ei tohiks reageerida. Aegade hämarusest alates on olnud ka see soovitus, et kui tekst on veidikene ebaloogiline, halvasti loetav, siis see võib olla viide õngitsuskirjale. Tänasel päeval tegelikult on need erinevad tõlkerakendused läinud nii palju intelligentseks juba, et alati ei saa usaldada ka korrektselt loetavat teksti. Siin järgmine näide sellest, kus on kiri tulnud justkui täiesti õigest kohast, on näha, et aadress on korrektne. Siin teksti sees on väikesed vääratused, kuid kuna omanik on Rootsis, siis võib seda ka usaldada, kuid alati, kui kirjas on sees mingisugused lingid, siis kuigi see link võib tunduda korrektne, siis alati oleks vaja seda linki kontrollida niimoodi, kui lingi juurde liikuda, siis selle lingi juurde tuleb tegelikult konkreetne viide sellele veebilehele, kuhu see link viitab. Tänasel päeval võib tekkida ka selline intsident, kus kiri tuleb näiliselt tegevjuhilt või juhatuse liikmelt ja soovitakse teha siit kiiresti pangaülekannet. Läheb see kiri siis kas raamatupidajale või finantsjuhile. Sellisel juhul oleks vaja kindlasti üle kontrollida, kas see kiri on ikkagi reaalne. Siin on nüüd mõningad klassikalised näited, kuidas ära tunda õngitsuskirja. Kellelt kiri on tulnud, siin on üldine meiliaadress ja samas teiseks on ka näha, et see kuvatav meiliaadress ja reaalne aadress ei lange kokku. Saadetud on see kiri asutuse üldaadressi peale. Üldjuhul selliste kirjadega kiirustatakse, et vastamise või selle toimingu sooritamisega on kiire. Pöördumine on üldsõnaline, mitte personaalne. Siin on siis näide ka sellest, kuidas see tekst ei pruugi olla kõige sujuvam, vaid võib siin sees olla tõlkimise probleeme. Tähelepanelik peab olema ka kirja sees olevate linkidega ja kui on näha, et see nähtav link ei lange kokku reaalse lingiga, siis kindlasti tuleks vältida sellistele linkidele klõpsamist. Võib olla selle kirjaga kaasa pandud ka fail, siis faili avamiseks on siia juurde lisatud parool ja küberkurjategijad kasutavad seda parooli just selleks, et kõrvale hiilida viirustõrjest. Taas siin on näha viidet sellele, et
tegevusega on kiire ja lõpuks on siis siin näha ka see lisatud fail, mille avamist soovitakse. Järgmisena näide selle kohta, et on tulnud petukiri ja petukirja tuvastamiseks on siin tegelikult näha seda, et see aadress ei lange kokku reaalse aadressiga. Ja veel üks näide õngitsuskirja kohta, mis on saadetud töötajale justkui oma ettevõtte IT-osakonna poolt palvega paigaldada Microsofti tarkvara. See näeb välja nagu ehtne, siin on peal olemas Microsofti logod, kuid tähelepanu tuleb juhtida sellele, et selle kirja teema on selline naljakas saadetud Microsofti kiri on IT-osakonna poolt, mis ei ole tõene. Ja siin allpool on ka veel näha, et saatjaks on IT-osakond, mitte Microsoft. Need olid näited kirjade kohta, kuid samuti me võime kohtuda ka veebilehtedega, mis on mõeldud andmete kättesaamiseks. Siit nüüd üks klassikaline näide, kus pank on soovinud saada täpsustatud informatsiooni, on saabunud kiri, mille sees on link, lingile klõpsates avaneb justkui panga kodulehega sarnane veebileht, kuid siin on vaja kindlasti jälgida, milline on aadressi kuju. Ehk see aadress ei ole õige, siin piisab ka ühetähelisest erinevusest, et fikseerida see, et tegemist on libaveebilehega ehk siis klassikaline õngitsuse leht. Selliste õngitsuslehtedega puutume kokku ka e-kaubanduses, kus meile pakutakse tooteid väga-väga odavalt ja kui pakutakse kuskil tasuta lõunaid, siis tegelikult neid ikka ei eksisteeri. Töötajad peaksid olema teadlikud sellistest moodustest, kuidas veebikurjategijad soovivad saada lisainformatsiooni ja selleks, et sellist olukorda vältida, on kindlasti vaja koolitada oma töötajaid, ehk siis on vaja analüüsida erinevate seadmete ja ohtude võimalikkust, kuidas käituda turvaintsidentide korral, kuidas ära tunda neid erinevaid ründeviise ja kuidas hinnata tagajärgi. Ja kui koolitused on toimunud, siis võib ka läbi viia ründeteste ehk siis selliseid fiktiivseid õngitsuskirju töötajatele saata ja kes selle konksu alla neelab, see on potentsiaalne küberründe ohver. Kokkuvõttes on vajalik see, et teie töötajad oleksid teadlikud küberruumis leiduvatest ohtudest ja sellest, kuidas ohu korral käituda. Ja lõpetuseks soovitan kindlasti üle vaadata RIA küberturbe lühijuhendi 4. peatükk Õpi ära tundma rünnakuid, mille leiab RIA kodulehelt.